Tere õhtust ja tere tulemast uude vlogi. Teate, täna on tegelikult laupäeva õhtu ja eelmine vlog lõppes sellega, et ma ütlesin, et me läheme spaasse Mihkliga. Aga me otsustasime selle 1 nädala võrra tegelikult edasi lükata. Sest mu tervis pole ikkagi kõige parem ja vist natukene nagu totakas tundub minna põskopapõletikuga kuhugi veekeskusesse ja sauna ja siis ma mõtlesin, et massaaži ma ei kujuta ka ette, et ma kuidagi lähen, sest et ma ei kujuta ette, et ma seal laman niimoodi kõhuli ja saan normaalselt olla, nii et lükkasime selle nädala võrra edasi. Küll aga ma pean ühte asja teile tunnistama. Nimelt ühesõnaga, ma olen praegu, kell on 6, mul on 15 minuti pärast juuksuriaeg ja ma tulin Solarise keskuse siia Taglase stuudiosse juuksurisse. Ja miks? Esiteks, mul on väga piinlik seda öelda, aga ma käisin viimati juuksuris vist 2 aastat tagasi. Nagu päris tõsiselt. Ja ma isegi mõtlesin, et okei, et jah, ma viimasest videost muidugi vaatasin, et mu juukst on nagu nii lappes, et see on ikkagi midagi nagu erakordselt. Aga kui ma muidu mõtlesin, et oi, et ma enam nagu ei värvigi juukseid, lasen neil lihtsalt rahulikult kasvada, käin otsi lõikamas ja kogu lugu on ja siis juhtus siuke asi, et mul hakkasid hallid karvad tekkima. Ja ilma naljata nagu neid on mega palju. Siit praegu ei ole näha, ega ma väga vist ei taha expose'ida ka, aga lihtsalt, et olla aus ja jagada päris värki, siis 31-aastaselt endal halle karvu juustes avastada. Tundub, et on okei. Aga sellega nagu niimoodi rahu teha ja leppida on nagu päris raske. Et need mind väga nagu endast välja ei ajanud. Õnneks küll, aga neid on nagu ikka märgatavalt näha. Nii et ma nii enesekindel ja rahulik ikkagi vist veel ei ole, et nendega niimoodi rahus edasi elada. Nii et ma panin endale juuksuri aja, et need asjad siis korda jääda. Ja ma hakkasin mõtlema, et mis värk mul sellega on, et ma ei käi nagu regulaarselt juuksuris. Ja kui ma muidu tunnen, et ma olen nagu üsna selline avatud ja mõnusa olemisega siukele suhtleja, siis juuksuritoolis juhtub mul midagi. Esiteks ma tean, et mul läheb seal mega kaua aega, paar tundi kindlasti. Mul on hullult hirm, et ma ei klapi selle inimesega, äkki meil ei ole millestki rääkida, äkki ta ei viitsi mind kuulata enam nagu nii hilja õhtul on ju. Ühesõnaga, ja ma ei ole leidnud seda oma päris juuksuritust ka, nii et sellepärast ma seda kuidagi kogu aeg edasi lükkan. Vot, millega üle ma ka siia sõites reflekteerisin huvitaval kombel on see, et nii naljaks, et kuskil mingi, ma arvan, et mingi 5, võib-olla natuke rohkem aastaid tagasi. Ma nagu pelgasin, ma ei oleks never ever sõitnud autoga kuskile maa-alusesse parklasse, võtnud ise parkimispileti ja siis nagu tulnud autoga linna ja parkinud selle kuskile. Mul ei ole sõitmisega kunagi probleeme olnud, aga mingisugused siuksed väiksed kitsad parklad kunagi tekitasid minus nagu väga ärevust. Ja siis, kui ma täna siia õhtul kell 6 sõitsin teeli päevärki linna vahel, siis ma mõtlesin küll, et issand, kui mõnus on olla nagu 30+, kus sa enam ei tunne ärevust autoga sõitmises või kuskil sellistes tundmatutes, kus sa varem võib-olla väga tihti ei ole nagu parkinud või kuhugi sõitnud. Et sul ei lähe nagu seda ärevust nii suureks, et sa otsustad, et ei, ma ei tea, lähen taksoga või mis iganes. Nii et nendele hallidele karvadele lisaks on saabunud ikkagi ka mingisugune rahu ja nagu enesekindlus. Vot nii et selline vlogi algus, ma ei tea, ma kuidagi mõtlesin, et ma ei teadnud, et kas millal ma alustan jälle ja mis iganes, aga kuidagi nagu ma tundsin, et ma pean teiega ka jagama seda oma halle karvu ja
eneseületusi ja kõike muud sinna juurde, nii et spaasse ei läinud, aga juuksurisse lähen, nii et vaatame, mis mul tehakse ja kas ma näen nagu parem välja pärast äkki. Ja vot, nii et ma arvan, et ma hüppan sealt kafeiinist või kuskilt läbi ja võtan endale veel mingi sooja joogi ja siis ma võtsin arvutiga kaasa. Ma ei ole kunagi sellist asja muidugi juuksurist ka teinud, sest ma ju nii harva ja olen nii ebakindel. Aga ma võtsin läpaka kaasa, et äkki mingit koolitööd teha. Ma ei tea, vaatame. No nii, ma olen vahepeal koju tagasi jõudnud ja sorry, kui sa kuuled siin seda vee plõdistamist, siis Mihkel läks pessu, nii et sorry selle pärast. Siis ma jätkuvalt köhin. Aga igal juhul selline värvi värskendus ja päris korralik lõikus, et päris palju lühemad on juuksed, aga kuidagi ma ise tunnen, et ka palju kergem on olla kohe, nii et lasime teha üsna sellist nagu minu enda loomulikku värvi. Ja lõikasime katkise otsa ära ja tegime, juuksur tegi, mina istusin. Seega jah, selline tulemus. Siis me peame larjuma nende lühikeste juustega või lühemate juustega. Igatahes tere hommikust, me oleme suundumas Pärnusse laste järgi. Käisime eile veel Solarise Vapianos söömas, nii et sest kui ma koju jõudsin, meie kõht nii tühi, kell oli 9 ja siis ma vaatasin, et ainuke, mis nagu niimoodi, kus saaks istuda ja süüa, mis on lahti veel niimoodi pikemalt, oli Vapiano. Nii et sõitsime sinna, aga ma pean ütlema, et see Solarise Vapiano oli täielik pettumus on see sõna, mis ma ütlesin. Pettumus, sest et ma ei tea, me käime päris tihti Vapianos selles mõttes ja Ülemistes nagu enamasti alati, sest see on meile lihtsalt kodule kõige lähemal. Ja Ülemistes me vist ei ole mitte kunagi pettunud nagu, aga seal Solarises siis esiteks see limonaad, mis nad teevad. See oli poole väiksemas klaasis, kus ta on nagu mujal. Okei, see selleks. Ja siis see pasta ise oli nagu täiesti maitsetu. Ma ei tea, kas neil oli nagu selle kastmega läks midagi pahasti, sest ma tean, et neil vist see muu asi on suht automaatne, see keetmine ja ma ei tea, soola lisamine ja vist kõik muu. Ma ei tea, kas see kastmega läks nagu midagi nihu, aga see oli nagu, ma ütleks, et üks kõige kohutavamaid söögikogemusi, mis mul, mitte elus olnud on, aga viimasel ajal kindlasti, et ma alati mõtlen, kuidagi me paneme alati 10 hindeid ja ma vist paneks asjaga alla 5, nii et kuidagi nagu ebaõnnestus söömas käimine. Vot, aga Mihkel läks võtma kiirelt mingit tampsu meile siia autosse ja mina hakkan kooli töid lugema ilmselt ja kuulama siin mingit audiobooki samal ajal, nii et selline sõit siis Pärnusse läheb. Ma vaatasin just Mihkli isa saatis video lastest, nad seal meisterdavad midagi, nii et nad on jumala happy'd. Jah, ja selline pühapäeva sõit Pärnusse, sõit tagasi ma ütlesin vist ka, et võib-olla jälle, et kell on 10:48, nii et me ilmselt natuke enne ühte umbes jõuame Pärnusse, ma arvan natuke oleme ja siis hakkame juba tagasi ka sõitma, et väga hilja peale ei jääks, et saaks homseks kõik asjad nagu ka valmis panna. Siis ma vaatan lihtsalt seda soengut nagu, et ma ei tea, vähemalt on värske. Ja Mihkel tõi vahepeal sellisest kohast nagu kreem ja sai. Ma kuulen, et vaata, mis siin sees on siis. Oota, mis ma saan teid kuskile nagu
atmosfäär. Oi. Okei, mul on nagu väga struggle praegu. Kuidagi ühe käega kõike teha. Issand. Mingi peasuuruse saia tõi mul. Okei, see näeb küll nagu päris... Võiks võib-olla teise kaameraga filmida, aga teise poolega. Okei. No. Ja, nüüd on nagu küsimus, et kas ma kavatsen endale selle pusa peale ka seda ajada või mitte. No väga nice. Mul on praegu muidugi nätt suus ja soda asja käes, nii et teist testi ma teiega vist siin tegema ei hakka. Tervise osas ma ei tea. Mul on nüüd 5. päev antibiootikumid. Et sisuliselt põhimõtteliselt on kuur nagu läbi. Ma ei tea, vist on nagu natuke paremaks läinud. Noh, ma ei köhi nagu ennast toimetuks täiesti enam öösel, aga ma köhin ikkagi endiselt nagu üsna palju peale siis. Nii et ma ei tea, ma esmaspäeval vaatan, et kui nagu ikka on sama hull, siis ma ei tea, ma vist pean uuesti arsti juurde minema või ma ei teagi, äkki on mingid valed antibiootikumid või äkki on mul hoopis mingisugune, ma ei tea, kopsupõletik või midagi. Ma ei usu, aga ma ei tea, nii pikalt on see lihtsalt kestnud ja tavaliselt mul on antibiootikumid, aga ma ise nagu mäletan niimoodi, et mul on juba mingi teisest päevast ikkagi nagu oluliselt parem. Aga jah, ühesõnaga selline... Telefon kukkus peaaegu. Selline plaan on, aga ma ilmselt sööme siin autos kiirelt natukene ja siis hakkame sõitma ja mina hakkan oma koolitöid tegema. Võt. Roosa toon tekkima. Oota nüüd. Ja mis sa tahad? Söökati. Mulle. Ja, mis sa tahad? Mis seal on? Põll. Mis sa selle põllega teed? Me hakkame tutti minema ju. Kinni me. Ma arvan, et homme paneme. Täna lähme tutti juba. Seda paneme homme. Aga põllega ei lähe tutti ju. Kõnni. Ei saa. Sa ei saa ise, jah? Manna. Ma täitan põlle või? Paneme teistpidi. Kardad või? Ei karda. Ajal. Künni.
Aga põllega me ei lähe tuttu ju. Okay. Sa ei saanud ilma põlleta juua või? Ütles. Tere hommikust. Ma olen jõudnud Ülemiste Citysse ja kell on 9:12. Lähen kohe jälle koolitusele. Aga kuna me tegime selle lastetiiru nii vara, või noh, selles mõttes tavapärasel ajal, aga ikkagi nagu oli vaja ära teha. Millal koolitus tegelikult hakkab kell 10, nii et ma tulin siia nii-öelda linna siis juba kohale. Ja otsisin siin Ülemiste City's mingisuguse kohviku variandi, mis oleks lahti nii vara. Ja leidsin niisuguse koha nagu Dilan Ülemiste. Ja see on täiesti tühi. Peale minu on siin ainult üks inimene. See on mingi selline iseteeninduslik kohvik siis nii-öelda. Ma võtsin endale siit 2,50 eest ühe pudru, sest ma hommikul kodus ei söönud. Nii et nüüd ma teen siin natuke aega parajaks. Ei saa. Teen siin natuke aega parajaks ja siis lähen koolitusele. Mul on 3-päevane koolitus. Juhtimiskoolitus siis nii-öelda. Ja need esimesed 2 päeva on siis täna homme. 3. viimane päev on märtsis. Aga noh, nende täispikkade koolituspäevadega on ikka mõelda, et lähed nagu töölt ära, on ju. Ja siis pead enne koolitust ja kindlasti peale koolitust päris palju tööasju järgi võtma. Jah. Aga ma kohe näitan, see on päris suur. Ma ei ole siin mitte kunagi varem käinud. Aga selline väga hubas interjööriga. Mingisugune, ma saan aru, et nad siin teevad siis mingit õunapakkumisi ka. Päris äge. Ja no 2,50 eest putru siia. Imeline. Mis auto see on? Viiu auto, kiirabi auto. Jaa. Sul üks veel? Sa tahad juba politseiautosid ka? Muna. Muna on see. Kes on seal? Kes on seal? Laps või? See vist on hoopis, vaata kes see on. See on laps. See on mingisugune mehikene. Kellel on ka laps. Näe, kes see on? Oota, Männ! Iron Man, jaa, tubli. Kus on Manna? That's man. Näe, vaata, nad on nagu paar ja siis nendel on see väike laps, vaata. See väike laps on nagu ema moodi. Nii pikalt on nii külm olnud, et -6 on juba täitsa soe. Aga mina viisin just Leo lasteaeda, kell on tegelikult 8:30 ja meil on käes kolmapäev. Ma lähen kella 10 lähen koolitusele, aga ma siis teen natuke kodus kiirelt mingit tööasju.
aga ma tahtsin jagada, mul oli nii tore vestlus just Leo õpetajaga. Et ma ei tea, kas ma olen siin nagu jaganud, võib-olla olen või võib-olla olen nagu mingi killukesi. Ühesõnaga, meil on Leoga kõik, ta on ühesõnaga mitte arengust kunagi maas olnud, aga ta on olnud selline hiline nii-öelda, et kõik asjad on tal tulnud küll nagu normaalsel nii-öelda perioodil, et ei peaks nagu muretsema ka nagu seal selles mõttes nagu seal lõpus, ehk siis ja nii ka rääkimisega. Aga nüüd on ta hakanud täiega rääkima ja siis me lihtsalt arutlesime, et see on lihtsalt nii tore, et ta juba moodustab lauseid ja ühesõnaga, et on ennast teistele ilusti järele võtnud ja üldse õpetaja jagas nagu nii toredat tagasisidet, et Leo on nii rõõmus poiss alati ja et mängib omaette ja teeb igasugu asju ja meil oli selline väga tore vestlus siin hommikul. Tähendab, minul oli siis, ma loodan, et tal oli ka minuga tore vestelda. Vot nii, ühesõnaga selline, issand, mul on jope siit nii must, praegu vaatasin. Iga kord ma jätan siia vlogi midagi piinlikku ja okei, ma pean seda puhtaks tegema. Igal juhul kell on nüüd juba 6 minutit rohkem, sest ma olen 6 minutit täpselt siin jäppinud jälle. Ma ei tea. Ja ma lähen siis teen kiirelt tööd ja umbes tunni aja pärast, tegelikult vähem kui tunni aja pärast ma pean hakkama startima, nii et siis ma lähen koolitusele teisele päevale, juhtimiskoolitus, mida mul oleks olnud hädasti vaja aastal 2019, kui ma sain tiimijuhiks, kus ma tegin nagu, kus ma oleks nii mõnegi ämbri võib-olla jätnud tegemata, aga noh, olid need ka õpikogemused. Praegu on see selline nagu tore kinnistamine ja teadmine, et olen õiges suunas liikunud. See on päris hea kaadrivahetus, ma tulin just saunast tegelikult sellepärast ma näen niimoodi välja. Ja mul on siin Brianna toas praegu, sest ma astusin magamistuppi sisse ja Brianna ja Mihkel mediteerivad seal, nüüd ma ei tahtnud neid segada. Nii et ma olen siin nüüd Brianna voodis. Ja ühesõnaga, täna siis oli see koolituspäev. Ega rohkem midagi muud ei olnudki, ma lihtsalt nii väsinud, ma oleks pidanud täna tööd ka tegema, aga ma reaalselt ei jõudnud, aga ma vaatasin, et õnneks midagi nagu nii hullu ei olnud ka, mis ei kannataks nagu homseni oodata. Nii et võttes oma hommikusi sõnu ise kuulda, siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis hängin niisama lastega. Võt, ja siis me vaatasime meie varasemaid vlooge, suvevlooge, siis Leo sai seal kõik öelda, mida ta nägi ja vaatas seal seda nii armsasti, nii süvenenult. Vot, aga nüüd nad teevad oma meditatsiooni lõpuni ja kell on 9, nii et siis lähme magama. Jälle? Koppa? Kopp, kus on kopp? Seal on. Leo, see on niimoodi, et kui sa tahad saada fashion maveniks, siis Pane õiget pidi ette. Või teist pidi, parab pidi. Jah. See on ka ära. Mägi. Tere hommikust. Meil on käes reede hommik. Ma siin kiiruga panen ennast valmis. Kell on tegelikult juba 8. Ja kui ma muidu juba oleksin põhimõtteliselt tööl, siis täna on selline lugu, et mul tuleb esimest korda elus koristaja. Et kui ma siin vist alguses või millelgi rääkisin, et ma tunnen, et kõik on väga palju, siis ja puhkamiseks aega ei ole,
siis ma tunnen, et mingeid asju, mida ma saan delegeerida või nagu, kust ma saan abi küsida, siis ma pean seda natukene praegu rakendama, sest et jah, ühesõnaga ja ta tuleb kell 9. Nii et ma lasen ta sisse, ma ütlen talle ära, mis me siin enam-vähem tahaks teha, et põhiline on vannitoad, sest et mul lihtsalt nagu pole olnud aega, et neid normaalselt nagu puhastada, et siuke korralikum puhastus tuleks seal teha mõlemas vannitoas siis. Nii et jah, vaatame siis, mul on natukene elevil isegi, et kuidas see tulemus seal siis lõpuks jääb. Et selles mõttes me ikkagi koristame iganädalaselt, aga sellist nagu korralikku, ma ei tea, et plaadid ära puhastada, et need vuugivahed seal ilusti ära käia, seda pole tehtudki põhimõtteliselt, et mingi vetsupott ja mingid siuksed asjad on nagu põhimõtteliselt teed ikka, aga sellist korralikku puhastust mul ei ole aega seda teha, mul ei ole jõudu seda teha ja ma ei suuda seda teha, et ma tunnen, et ma pean saama abi. Ja siis ühesõnaga kell on 8:23, nii et ma teen ennast kiiresti korda, ma hakkan natuke tööd tegema ja siis kui ta tuleb, siis ma lasen ta sisse, siis ma vaatan, et Mihkel on kodus, nii et siis ma saan ise tööle minna, aga ma lihtsalt tahaks ise alguses nagu juures olla, et talle nagu näidata, et mis otseselt nagu minu ootus on võib-olla, et ma saaks nagu ühel joonel olla. Ja siis ma lähen tööle ja siis mul on üsna tavaline kiire tööpäev, mul on üldse praegu tööl mega hull, nagu nii palju asju, et kuidagi, ma ei tea, mega hull lihtsalt. Ja siis ühesõnaga vähemalt on reede selles mõttes, et on reede, saab tööpäev läbi ja me lähme homme siis lõpuks spaasse ka, nii et saab korraks puhata. Vot nii. Nii et jah, lapsed lähevad vist täna Pärnusse jälle. Ja juba hommikul karjus vanaisa, mõtlesin vanaisa veel ei ole nagu, vanaisa õhtul tuleb. Ja siis jah. Äkki. Vot selline plaan, nii et vaatame, kuidas selle päevaga siin edasi läheb. Nii, me oleme vahepeal tööle jõudnud, kell on tegelikult 9:33, nii et mul ei läinud väga kaua aega kodus. Sain see tüdrukule ilusti kõik ette näidatud ja väga tore tüdruk tundus, nii et loodetavasti on kodu pärast hästi ilus, puhas, mõnus. Jah, vot, nii et ma nüüd asun siis töölainele. Toy away before they get another one out. So I like to kind of try and stay on top of it throughout the day. I also feel a bit of a chaos hour. So they've kind of got something to play with, and I feel like it gives me a little bit of time as well to where I've literally made like the most detailed list of every area of this house that needs decluttering, and I've broken it down into like really small manageable sections. That is like my goal is to be in bed by 7:30 p.m. Tere! Kus me läheme? Me oleme Kurnapargi parklas. Ja kus me läheme? Spaasse, Laulasmaale. Laulasmaa spaasse. Ja meil on siin laupäeva hommik või päev, kell on 13:18. Head sõbrapäeva kõigile, täna on 14. veebruar.
ja meie plaanidega siis läks natukene nagu nihu. Natukene, pane kinni see mul on. Et plaan oli meil minna Mihkliga väiksele romantilisele getaway'le spaasse, aga elus juhtub igasugu asju ja olles juba peaaegu 10 aastat ema rollis, siis ma juba nagu ei üllatu, et mingeid ootamatusi ette tuleb. Nii et juhtus nii, et mitte päris raisku lasta ja ilmselt me ei oleks saanud seda minu meelest ka enam muuta, sest me oleme ühe korra seda nagu edasi lükanud juba. Siis otsustasime niimoodi, et mina ja Brianna lähme siis täna väikesele tüdrukute tripile, on ju? Jaa. Nii et meil on õhtusöök broneeritud, meil on spa broneeritud, nii et tuleb selline tore päev ja õhtu. Nii et ilm on imeilus, sest päike nagu sirab ja jumala ilus sinine taevas. Me hüppasime siit Kurna pargist korra läbi, ma tahtsin siit paari asja saada, võtsime tee peale, issand käsi siin, võtsime tee peale juua ja natuke süüa ja siis stardime. Praeguse kella järgi me jõuame mingi 2, ma peaks korra helistama Mihklile, et mis kell meil see check-in oligi, et ma enam ei mäleta. Äkki saame 2 sisse ka ja siis lähme, ma arvan, otsast spaasse. Nii et selline turn of events. Janna, mis sina ootad tänasest päevalt? Ujumist ja söömist. Okei. No ujuda ja süüa me saame. Nii. Issand, see on nii kaugel. Appi see radikas on ju huugab see mingi kuuma peal. Nii. Ühesõnaga, kell on saamas, kui ma vait jääks, kohe vaatame. No nii, kell on saamas, kell on 16:14, nii et me oleme väga hästi ajagraafikus. Meil vedas niimoodi, et me saime natuke varem check-in'i teha kui kell 3, niimoodi, et 3-st me juba olime ujumas ja saunades Briannaga, nii et jah, meil on saunatiirud tehtud, ujumistiirud tehtud, ma just käisin pesus, Brianna on praegu pesus, nii et siis mul on see väga viltu ei ole. Nii et paneme ennast õhtusöögiks valmis, meil on laud muidugi megavara, 17:30, aga mulle tundub, et kuna see valentinipäev või sõbrapäev või kuidas iganes keegi seda nimetab on, siis esiteks hotell on täiesti täis, spaas oli megalt rahvast ja ma arvan, et kui Mihkel eelmine nädal seda ümber bookis, siis polnud restoranis vist muul ajal lauda saada. Nii et natukene nagu on nõme, sest me väga pikalt praegu ei saanud seda spaatada. Samas ega ei oleks rohkem jaksanud ka, nagu me olime tund aega ja ma vaatasin, et nüüd nagu ilmselt inimesed on nagu 3-st nagu ennast sisse reganud ja nüüd hakkasid sinna spaassiga rohkem jõudma, et see oli juba tegelikult ennem päris täis, aga nüüd oli ikkagi nagu väga palju rahvast. Ja ma mõtlesin, et kuigi ma lähen Briannaga dinnerile, siis ma vist ikkagi teen endale väikse meigi ja teen ennast natuke korda. Ja kusjuures just vahetult enne, kui ma sõitma hakkasin, siis Amazoni pakk tuli ja mul tuli raamat, mida ma tellisin. Mõtlesin, ma võtan seda siis kaasa, et äkki mul on siin õhtul mõni hetk seda aeg lugeda. See räägib siis põhimõtteliselt, et kuidas tööl, tiimis siis või osakonnas või organisatsioonis üleüldiselt luua siis sellist psühholoogilist turvatunnet ja miks see nagu ühes organisatsioonis on üldse oluline. See on selline põnev teema,
Mul oli valida see raamat ka lugemiseks ülikoolis, et ma saan ise valida ühe raamatu, mis mu selle uurimisteemaga nii-öelda kokku läheb, et ma uurin siis nii-öelda psühholoogilist turvatunnet ja sellist vigadest õppimise tolereerimist organisatsioonis ja tööl nii-öelda. Brianna, sul kõik okei või? Okei. Ühesõnaga, ja siis see on väga kõrgelt hinnatud, minu arust see oli Goodreadsis äkki 4,8, 4,7, midagi sellist. Ühesõnaga, ja väga nagu praktiline, et ühesõnaga põnev lugemine ja mulle oluline teema, nii et võib-olla ma siin õhtul jõuan veel sedagi lugeda. Aga nüüd on plaan selline, et ma teen ennast... Okei. Ma teen ennast natuke korda, kui mu nägu on nii punane, ma nii nagu palav ja seal lõpuks me käisime nii palju seal saunades, siin on päris mõnus, oli mingi käbisaun, mis oli 95 kraadi, siis see Jaapani vann. Aga jah, muus osas siuke nagu tavaline, väga nagu midagi erilist selles mõttes vist nagu ei tundunud olevat. Vot, nii et nüüd ma teen ennast korda Briannaga ja lähme siis, meil on 5:30 laud, nii et see on umbes tunni aja pärast, nii et kõht on juba tühi ka tegelikult. Et võib-olla isegi on hea, et see laud nii vara on. Saaks ühte lugu mängida seal, aga see on see sepapoiss. Sepapoissi tahad seal kavari peal mängida? Ma ei taha mängida, ma julge selle terve selle ees mängida, aga muidu ma oskan. Ja proovi. Okei, ma lihtsalt natuke segan seda. No. Maitse vist? On mustika maitse siis ka või? Ikka see nagu magu. See mustsõstrast vist. Mustsõstra, jah. Mustsõstra nimane. Kooslas. Mina tellisin mingi rabarbari pihlaga kokteili. Proovime. Kas sul on mitte vaadata või? Rabarbari ja pihlaga. Kui hea on. Väga maitsev. Mis annaksid 10 sellest nagu joogist? Väga. Rahul oma valikuga? Jah. Ma sunnitan, et need kõik... No. Oh my god. See maitseb või? Jaa. Millegi pärast ma ei tea miks. Forell on väga pehme. Nüüd on need mingi Masterchefid seal köökis, ma arvan. Kuidas see nii hästi juhatatud on? Või nagu üleüldse, mis see oli? Mingi peedi, mingi asi oli. Ja ma vist kasutan selle jaoks. Ei tead, need näevad vist väiksemaks. No, teeme. Taste test. Ka raske vist. No proovi vutti. See on nagu kanaliha. On, sarnane jah. Ta on ka lind jah. Aga ta on nagu natuke magedam. Jaa, võib-olla seda kastet siis pead rohkem panema. Ei, nagu ta nagu vaata ei ole, vaata nagu see kanaliha väga sarnane, aga ta on nagu väga... Oh my god. Siin kirjas on? 50 best restorani. Üks on siin kindlasti Pika.
nii, tere hommikust. Meie hakkame startima kohe koju tagasi. Ilm on imeilus, näitab -9 kraadi, aga siin päike lihtsalt särab taevas ja väga-väga mõnus. Ärkasime siis täna hommikul üles, mis me tegime? Me läksime hommikust sööma. Jaa, siis on otsa eest. Nii, käisime hommikusöögil. Siis me sõime... Esiteks hindame seda hommikusööki. Tahad hinnata seda hommikusööki või? Ma ütleks, et nagu 60-st. Nii vähe või? No ma ei tea, aga see oli nagu... Ma ei tea, see soolane toit nagu kõik oli külm ja nagu ära kuivanud ja noh. Okei. Ma päris vist nii hullult ei hindaks, aga nendest hommikusöökidest hotellides, kus me oleme käinud ja mida oleme saanud nautida, siis jah, ütleme niimoodi, et ta oli pigem nagu kehvemapoolne. Ei olnud väga palju valikut ja et õhtusöögiga ei anna võrrelda. Aga me käisime hommikusöögil ära, siis me käisime spaas, siis me käisime korra uuesti hommikust söömas, sest mina tahtsin kohvi ja Brennal läks kõht tühjaks, nii et kuna me ärkasime nii vara, siis me saime 2 korda käia. No. Mul läks kõht sellepärast tühjaks, et külm toit üldse ei täida kõhta. Okei. Ma arvan, et see läks kõht sellepärast tühjaks, siis me ujusime. Sorry, mul on otsa ees, ja siis me käisime veel massaažis, nii et mõlemad, nii et mul on otsa ees mingisugune rant, aga see selleks, ühesõnaga, nüüd me oleme puhanud mõnusasti, on ju. Ja siis stardime tagasi koju. Võt. Ja ühtlasi tõmbame selle vlogi otsad kokku ka, on ju. See läheb päris pikaks. Et meil oli siuke mõnus sõbrapäeva puhkus ja lõpuni, et mis me ütleme siis, thanks, et vaatasid. Ja pange subscribe ka. Subscribe ka. Loodan, et meeldis ja näeme siis varsti jälle. Olge tublid. Tšau! Tšau!